See on ülimenuka ja väga eduka D3 põlvkonna universaalse miniroomiklaaduri järgmine põlvkond. Caterpillari insenerid said väga raske ülesande, kuidas teha üliheast masinast veel parem. Need imed algavad kabiinist. Näiteks vana põlvkonna masinal oli kabiini ronides kõrguste vahe. Nüüd on sisenemisaste ja masina põrand samal tasandil. Selles masinas saab noolt üles tõstetuna hoida 15 centimeetrit maapinna kohal ja uks läheb lahti. Vana põlvkonna masinal võttis esiukse eemaldamine väheke aega. Uue põlvkonna masinas tuleb uks sekundiga eest. Sa teed monitoril lihtsalt valiku, et tahad ilma ukseta töötada ja masin teeb kõik ära. Pisiasi, aga mugav. Kabiin. Selle laius on külgedesse märkimisväärselt suurenenud. Sisemus on mugav. Kõik on muutunud. Ruumi on rohkem. Istusin ise sisse ja proovisin järele. Tõesti tore masin. Tõesti, igati super. Ja algu saab palju enam sirutada, mugav sisse ronida. Juhthoovad on muutunud. Varem asusid juhtnupud kabiini küljel. Nüüd on kõik juhtnupud kas kangidel või esipaneelil. Juhtimislahendusi on tõesti täiustatud. Pöörata ega käsi tõsta ei ole vaja. Kõik on tehtud nii, et töö võimalikult hästi sujuks. Nii nagu istume kontoris arvuti taga ja vajutame klahve, täpselt samamoodi ka siin. Uue põlvkonna monitor. Kvaliteetsem pilt tahavaatekaamerast ja külgvaatekaameraga. Meeldis see, et küljepeeglit ei ole praktiliselt vaja. Tagurdades näed kogu pilti, nii roomikut kui ka tahavaatekaamerا pilti ja kõiki külgi. See meeldis tõesti väga. Kõik on väga hästi näha. Tööriistade vahetamiseks on kiire hydrauliline ühendus. Sekundite küsimus, mis varem oli? Kruusa ja liiva tuleb sisse. Lahti teha veel saab, aga kinni panna oli üpris raske. Tuli peaaegu et vasaraga lüüa. Nüüd vajutad nuppu ja vupsti tööriist maas. Paned teise peale ja saad tööd jätkata. Täiesti uue põlvkonna Caterpillari originaalmootor. Caterpillar ise töötas välja, Caterpillar ise valmistab. Ökonoomne, väga suur pöördemoment. Me oleme siin eri järskusega rampe proovinud. Ma ei teadnud, et see niimoodi mäkke suudab sõita. Stabiilne. On tunda, et jõudu jätkub. Nii palju kui annad, nõnda sõidab. Stabiilne. Tõesti võimas masin. Tõstekõrgus. Masin tõstab 15 centimeetrit kõrgemale. Uue põlvkonna masin sõidab maapinnaga paralleelselt seadistatud kopaga 3,19 meetrit. See on üpris oluline, sest mõnikord juhtub, et kui rikud auto, siis tellija ei ole rahul. Töö peab kõikjal ohutu olema. Nüüd on tehtud reserv. See on tõesti väga hea. Tõstejõule lisandus 200 kilogrammi. Me proovisime 2-tonnise kaevurakkega. Kui vana põlvkonna masin hakkab juba veidi ebatasasel pinnal tagaotsa kergitama, siis uue põlvkonna masinaga võib julgelt töötada. Muidu mõtlesin, et ei tõsta üles. Üldiselt üllatas, sest mass on juba 2 tonni. Kõige sagedamini veame ja tõstame kiviklotside aluseid. Seal on 1,6 tonni, aga ma arvan, et 2 tonni on väga vinge. Hea tunne, tervist jagub. Masina ümber on töötsoonis 360-kraadine LED-valgustus. Vedrustuse konstruktsioon on uus. Vedrustus on monteeritud läbi balanssiirde, nii et takistusest üle sõites masin ei kõigu. Ütleme nii, et vana põlvkonna masin vajub järsul pidurdamisel ette. Caterpillar on selle parandanud. Roomiku pingutusmehhanism on välja vahetatud. Stabiilsus on olemas. Arvan, et operaatorite ja kõigi jaoks on tõesti parem, mugavam. CAT 265 on hea masin, see on kindel, tõuseb nii kvaliteet kui ka ohutus ja tööjõudlus. Kõik eelised selleks, et operaatori töö oleks lihtsam, et ta ei väsiks nõnda ära. Olen kõike proovinud, pisimatest suurimateni. Selle mudeli üle on mul siiralt hea meel. Lühidalt öeldes, just kui pulmad oleksid jälle.